Aastaid on Iraan varustanud Venemaad relvadega, eriti Shahidi droonidega. Need relvad saabuvad varilaevastiku laevadega, mis liiguvad salajasi marsruute mööda läbi Kaspia mere. Ja nüüd on Ukrainal sellest küllalt. See muutis selle salajase relvatee hiiglaslikuks tulekeraks, korraldades droonirünnakuid Iraani laevade vastu, mis purjetasid Venemaale. Aga see lugu on suurem kui need rünnakud. See, mida me siin näeme, on kahe sõja ühinemine üheks. Venemaa, Iraan, Ukraina ja USA on nüüd seotud konfliktiga, mis hõlmab kogu maailma. Kas me näeme ülemaailmse sõja algust? Võib-olla. Aga alustame rünnakutest. 25. juulil vallandas Ukraina rünnakute laine Kaspia merel sõitnud laevade vastu. Pealtnäha nägid need laevad välja nagu tavalised kaubalaevad. Tegelikult ei olnud need seda. Need laevad kuulusid varilaevastikku, mida Venemaa ja Iraan on kasutanud relvade ja nafta transportimiseks omavahel. Ukraina jaoks on see olukord, mida ei saa enam taluda. Relvi, mida Venemaa on saanud, sealhulgas droone ja rakette, on liiga kaua kasutatud Ukraina linnade ründamiseks ja Ukraina tsiviilisikute tapmiseks. Nii et Ukraina otsustas midagi ette võtta. Ja nad ei pelga maailmale oma tulemusi näidata. Oma ametlikul Telegrami kontol teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski maailmale rünnakutest. Meil on väga head tulemused kaugmaa rünnakutest Kaspia merel. Eelkõige puudutab see laevu, mis olid seotud Iraani sõjalise kaubaveoga ning ühte sõjalaeva. Zelenski ütles seda oma avalduses. Ta täpsustas ka rünnakuid Tjumeeni naftarafineerimistehase vastu Jekaterinburgis, lööki kütuse ja määrdainete laole Rostovis Dooni ääres ning droonirünnakute ettevõttele Kirovis. See ettevõte toodab komponente relvadele, mida Venemaa kasutab Ukraina ründamiseks. Viimane rünnak viidi läbi umbes 1200 kilomeetriga kauguselt, ütles Zelenski. See näitab, kui sügavale Ukraina rünnakud nüüd ulatuvad. Kuid just Iraani laevad on siin tähelepanu keskpunktis. Ukraina on just rünnanud teist riiki peale Venemaa. See on suur asi, sest see tähendab, et kaks eraldi sõda on just ühinenud üheks. Ja see avab ukse ülemaailmsele konfliktile. Rünnakute videomaterjal on paljastav. Ukraina on nüüd tabanud 3 alust Kaspia merel, millest vähemalt 2 vedasid Iraanist relvi. Need laevad, Big A ja Portolja 2, võivad küll kanda Vene lippu, aga need olid täidetud Iraani varustusega. Ja sisuliselt olid need Iraani jaoks sama olulised. Need olid Iraanile ja selle püüdlustele oma kiratsevat majandust käigus hoida sama olulised kui Venemaale ja selle soovile jätkata pidevat pommitamist Ukraina vastu. Nendele laevadele ei näidatud mingit halastust. Suured suitsupilved ja tohutud tulekahjud näitavad, et Ukraina ei tahtnud neid lihtsalt rivist välja lüüa, vaid tahtis need põhja lasta. See on enneolematu eskalatsioon Kaspia merel ja sellel on tohutud tagajärjed. See, mida me siin näeme, on Ukraina poolt Iraanile antud suur hoiatuslask. Aastaid on Iraani režiim teinud koostööd Putiniga. Lisaks Shahedi droonidele sõlmisid Iraan ja Venemaa 2025 aasta lõpus koostöölepingu, mis tegi selgeks, et need 2 riiki süvendavad oma suhteid. Ukraina jaoks olid sõjad juba kokku sulandunud. Iraan võib küll võidelda USA-ga Pärsia lahes ja Venemaa võib Ukraina enda territooriumil rünnata, aga see 2 riigi koostöö tähendab, et sõda on juba ülemaailmne. Nagu Zelenski välja toob, on Venemaa andnud Iraanile satelliidifotosid, mida kasutatakse rünnakutes USA baaside ja Ameerika liitlaste vastu Pärsia lahe piirkonnas. Alates juuli algusest oleme registreerinud aktiivset Venemaa satelliitluuret laheriikide ja seal asuvate USA sõjaväebaaside üle. Need pildid ilmuvad hiljem Iraanis. Zelenski teatas sellest oma 25. juuli õhtuses pöördumises Ukraina rahvale. Lisades on selge seos Venemaa satelliidipiltide ja Iraani rünnakute vahel nende objektide suhtes, nii enne rünnakuid, nende ettevalmistamisel kui ka pärast, et hinnata tekitatud kahju. Ainult 19. ja 20. juulil sattusid 4 õhuväebaasi Venemaa satelliitide huvi alla. 2 Bahreinis, 1 Jordaanias ja 1 Kuveidis. Nii et Ukraina põhjendus on selge. Iraan oli juba kaasatud ja Ukraina on otsustanud Iraani varilaevastiku laevu tulega vastu võtta. Me uurime neid põhjendusi hiljem põhjalikumalt, kuid mis on huvitav Zelenski avalduse juures siin, on see, et ta saadab sõnumi mitte Iraanile ega isegi Venemaale, vaid Ameerika Ühendriikidele. Ukraina annab Ameerika Ühendriikidele ühemõtteliselt teada, et sõda Iraani vastu on tegelikult võitlus kogu lääne ja selle väärtuste kaitsmiseks riikide eest, kes soovivad neid hävitada. Nendel rünnakutel on šokiefekt, mis on kajanud läbi Valge Maja koridoride. Seda ütleb Joe Barnes, kes on ajalehe Telegraph diplomaatia toimetaja. Barnes märgib, et Iraani kaubalaevad Kaspia merel ei tundu Ukrainale ilmsed sihtmärgid, kuid neid laevu rünnates ja tehes avalduse, mida me varem jagasime,
kinnistab Zelenski Trumpi administratsiooni silmis arusaama Iraani ja Venemaa liidu olemusest. Ukraina eesmärk on need kaks konflikti omavahel siduda. Ja nii toimides võib see luua teatava manööverdamisruumi, et julgustada USA'd pakkuma Ukrainale rohkem toetust, kui ta end Venemaa vastu kaitseb. Lõppude lõpuks väidab Ukraina, et need kaks sõda on sisuliselt juba üks. Aidake Ukrainal Venemaad lüüa ja Iraan nõrgeneb märkimisväärselt. See on sõnum, mida edastatakse USA'le. Tõenäoliselt ei ole juhus, et Ukraina rünnakud Iraani laevade vastu toimusid vahetult enne seda, kui Volodõmõr Zelenski saabus. 28. juulil USA'sse kohtumisteks USA presidendi Donald Trumpiga, tema meeskonnaga ja nendega, keda Zelenski nimetab meie kaitset toetada suutvateks inimesteks XI postituses, millega ta teatas oma saabumisest USA'sse, ütles Zelenski, meie prioriteet number 1 on ballistiliste rakettide vastane kaitse ja strateegiline koostöö Ameerikaga. Rahu tuleb lähemale tuua. Mis oleks parem viis selle koostöö soodustamiseks, kui näidata Trumpi administratsioonile, et kaks näiliselt eraldiseisvat vaenlast on tegelikult üks ühine vaenlane? Mis puudutab Iraani, siis selle režiim on vihane. Pärast Ukraina lööke Kaspia merel võttis Iraani välisminister Abbas Araghchi sotsiaalmeedias sõna, et Ukrainat teravalt kritiseerida. Zelenski ründas Iraani kaubalaeva, tappes ühe meremehe. See on räige ÜRO põhikirja rikkumine, mis tehti Iisraeli palvel, et tõmmata Euroopa oma sõtta, kuulutas Araghchi. Enne kui teatas, et Iraan on selgelt öelnud, et see, mida Kiievi priileivasööja tegi, ei saa jääda vastuseta. Teisisõnu, Iraan plaanib mingisugust vastust. Mis see vastus täpselt on, jääb veel näha. Araghchi sõnad on ebamäärased, tõenäoliselt meelega, ja Iraanil on samuti käed seotud võitluses USA'ga Pärsia lahe piirkonnas. Oma poolt on Ukraina Iraani ähvarduse tagasi lükanud ja kinnitanud oma seisukohta, et need rünnakud kaubalaevade vastu olid 100% õigustatud. Ukraina välisminister Andrii Sibiha andis Iraanile täpselt teada, millisel seisukohal Ukraina on, 27. juuli X-postituses, kus ta ütleb, Iraani ähvardused on põhjendamatud ja alusetud. Teheraani režiim on otsene kaasosaline Venemaa agressioonis Ukraina vastu, varustades Moskva kuritegeliku sõda relvadega, mis on alates 2022 aastast tapnud ukrainlasi. Sibiha lisab, et Iraanil ei ole mingit õigust mängida selles kõiges ohvrit, rääkimata ÜRO meetmetega Ukraina ähvardamisest. Jällegi, kõik taandub Ukraina peamisele seisukohale. Iraan on olnud koos Venemaaga selles sõjas algusest peale osaline. Kõik, mida Ukraina just tegi, oli õpetada Iraanile, miks see on väga halb mõte. Ping on tõusnud ettenägematule tasemele. Nii Ukraina kui ka Iraani sõjad, milles on juba kaasatud kümneid riike, kas abi andmise või otseste rünnakute tõttu, on just eskaleerunud. See, mis järgmisena juhtub, võib olla määrava tähtsusega kogu maailma sündmuste käigule. Aga enne kui me sellesse süveneme, samuti sellesse, mida Ukraina tegi ja miks ta neid laevu ründas, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Me teeme seda saadet, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Nii et kindlasti telli meie kanal ja lülita teavitused sisse, et näha rohkem meie videoid. Enne kui me sügavamalt uurime, mida see kõik tuleviku jaoks tähendab, on üks küsimus, millele tuleb vastata. Kuidas suutis Ukraina üldse rünnata varilaevastiku kaubalaevu Kaspia merel? Lõppude lõpuks vihjab juba nimi varilaevastik. Need laevad peaksid olema varjatud. Nad lülitavad transponderid välja ja kasutavad salajasi marsruute just selleks, et vältida midagi sellist, mis just juhtus. Meid üllatab samavõrra, et Ukraina suutis sellise rünnaku läbi viia. Kuidas see juhtus, taandub luurevõrgustiku ja varustuse geniaalsele kasutamisele, mis võimaldab Ukrainal jälgida varilaevastiku laevu, kui need Kaspia merel liiguvad. Luurevaldkonnas on Ukraina osa sõja ja sanktsioonide projektist, mis on sisuliselt tohutu sihtmärkide andmebaas, mis on tuvastatud kui osa Venemaa agressioonikampaaniast Ukraina vastu. See andmebaas koondab avatud allikate andmeid, Ukraina partneritelt saadud teavet sanktsioneeritud laevade kohta, satelliidipilte ja palju muud, et anda Ukrainale nimekiri võimalikest sihtmärkidest, mida rünnata. Nii Big A kui ka Port Olja 2 on selles andmebaasis olemas. Sa võid neid ise otsida ja leiad infot laevade kohta, põhjendused, miks nad on sihtmärgid, nimekirja sadamatest, mida nad on külastanud, ja isegi teavet lippude kohta, mille all nad sõidavad, et püüda varjatuks jääda. Nii et Ukraina teadis, mida ta tahtis rünnata. Aga Ukraina pidi ikkagi need kahtlased laevad Kaspia merel üles leidma, kui nad seal sõitsid. Mis siin võis juhtuda, on see, et Ukraina ühendas kogu juba kogutud info spetsiaalse sünteetilise apertuuriga radariga, mille ta sai Soomest. Selle radari rahastasid Ukraina inimesed ühisrahastuse teel juba. 2022 aasta juunis 3 päevaga koguti rohkem kui kavandatud $13 miljonit, mis oli algselt mõeldud Bayraktari droonide ostmiseks Türgist. Kui Türgi sellest kuulis, annetasid nad droonid Ukrainale, nii et $18 miljonit jäi sisuliselt luuresatelliidi ostmiseks, mida Ukraina saab kasutada sihtmärkide liikumise jälgimiseks. See geniaalne seade saadab radari energiat maa pinnale 500 kilomeetri kauguselt ja kasutab tagasi saadud signaali, et luua pilt sellest, mida ta näeb. Pilved, pimedus ja ilm ei mõjuta radarit.
ning selle abil saab Ukraina 6 korda kiiremini pilte sellest, mis on maapinnal või antud juhul Kaspia merel, kui teistest allikatest. nii et tõenäoliselt juhtus siin see, et satelliidipildid andsid Ukrainale vihje, et 2 Iraani kaubalaeva asusid Iraanist teele läbi Kaspia mere. Seejärel kasutas Ukraina oma radareid nende laevade jälgimiseks, mis omakorda võimaldas neil määrata droonidele kurssi, et need lendaksid sadu kilomeetreid ja need alused hävitaksid. Mis puudutab droone, siis tundub, et Ukraina kasutas selleks Ljotšit. Üks tuntumaid kaugmaadroone, mille Ukraina on välja töötanud, Ljotši, on endale juba aastaid nime teinud. Rohkem kui 1000-kilomeetrise lennuulatuse ja kuni 75 kilogrammi kaaluvate lõhkepeade kandmise võimega. Sellel on enam kui piisav ulatus ja tulejõud, et jõuda Kaspia mereni ning teha auke igasse laeva, mis üritab sealt läbi sõita. Arvatakse, et Ljotšil on ka tehisintellekti sisaldav navigatsioonisüsteem, mis muudab selle elektroonilise sõjapidamise seadmete jaoks palju raskemini eksiteele juhitavaks. Ja huvitava nüansina on Ukraina kohandanud selle drooni tiibrakettide kandjaks. See on 21. juuli United24 meediaraporti andmetel näitas Ukraina hiljuti Ljotši versiooni, mis suudab kanda 4 kompaktset õhust lastavat tiibraketti, muutes drooni sisuliselt mehitamata pommitajaks. See polnud see Ljotši versioon, mida kasutati Iraani ja Venemaa laevade vastu. Kamikaze droonid tegid kahju, kuid on huvitav näha, mida Ukrainal on varuks oma sõja tulevikuks Venemaa vastu. Ja nüüd näib, et ka kasvava konflikti jaoks Iraaniga. Tulevikust rääkides on nüüd suur küsimus, kas Ukraina õigustus oma Kaspia mere rünnakule on piisav, et vältida konflikti Iraaniga, või kas Iraan on otsustanud oma kättemaksuähvardused ka tegelikult ellu viia. Me teame, miks Ukraina seda tegi. Iraani ja Venemaa vaheline varustustee on hästi välja kujunenud ning Kaspia meri on koht, kust enamik Iraanist Venemaale suunduvaid droone läbi liigub. Sõnum saadeti. Meri ei ole enam varilaevastiku laevadele ohutu. Ukraina tahab sundida Iraani arvestama riskiga, mis kaasneb Venemaaga koostööd tehes. Võib olla eesmärgiga katkestada 2 riigi vaheline side või vähemalt kahjustada seda piisavalt, et sundida Iraani oma toetust vähendama. Kuid tuleb arvestada ka ajastusega, nagu me varem mainisime. Ukraina rünnak toimub ajal, mil USA ja Ukraina suhted on ilmselt tugevamad kui kunagi varem Trumpi teisel ametiajal. Lisaks sai Ukraina siin veel kord Vene varilaevastikku rünnata. See on olnud Ukraina selgeks fookuseks viimase kuu jooksul, kuna droonirünnakute laine Mustal merel ja Aasovi merel on hävitanud peaaegu 200 kütusetankerit, kaubalaeva ja pukserit nendes 2 meres. Ukraina peab tõenäoliselt seda, mida ta Kaspia merel tegi, pigem Ukraina sõja jätkuks kui uueks rindeks, mis ühendab 2 eraldi sõda. Aga Iraan võib asju teisiti näha. Ja just sellepärast võimegi peagi näha, kuidas piirkondlikud konfliktid paisuvad palju laiemaks sõjaks. Iraani jaoks ei ole need varilaevastiku laevad, mille Ukraina just hävitas, lihtsalt tavalised kaubalaevad, mida saab kergesti asendada. Mõlemad vedasid relvi, mida Iraan vajab, et neid Venemaale müüa ja toetada oma vaevlevat majandust. Kaspia meri on Iraani jaoks eluliin, kui ta püüab üle elada USA pommirünnakuid ja Hormuzi väina blokaade, mis on mõeldud Iraani majanduse halvamiseks. Kuigi Ameerika rünnakud Iraanis pälvivad pealkirju, teeb tegeliku kahju hoopis Iraani enda naftaekspordi piiramine, mis võib sundida riigi režiimi Ameerika survele järele andma. Operatsiooni Epic Fury käigus USA väitis, et Hormuzis loodud vastublokaad maksab Iraanile $500 miljonit päevas. 5. juunil teatas Al Jazeera, et Iraan ekspordib vähem kui 1/6 sellest naftast, mida ta müüs enne sõja algust USA-ga. Riigi toornafta eksport on nüüd madalaimal tasemel viimase 6 aasta jooksul ning see on jätnud Iraani majandusse peaaegu $6 miljardi suuruse musta augu. Iran International tuub välja midagi sarnast Iraani naftavälise kaubanduse kohta. Märgib, et Iraan on lõpuks Hormuzi blokaadide suurim kaotaja. Väljaanne toob näiteks naftavälise kaubanduse Hiinaga, mis oli 2026. aasta märtsist juunini $830 miljonit. See on 75% vähem kui samal perioodil 2025 aastal, mil registreeriti $3,3 miljardit. Iraan on samuti ilma jäänud kaubavahetusest oma Pärsia lahe naabritega. 2025 aastal moodustas kaubandus nende naabritega 51% Iraani kogu naftavälisest müügist. Nüüd praktiliselt puudub kaubandus. Nendel Pärsia lahe naabritel ei ole mingit kavatsust Iraanilt osta, kui Iraan sihib neid aktiivselt droonide ja rakettidega. Meie mõte siin on see, et Iraan on tõsistes majanduslikes raskustes. Kaubandus Venemaaga Kaspia mere kaudu oli üks väheseid majanduslikke päästerõngaid, mis Iraanil oli, kui ta talub tohutut survet, mille on põhjustanud tema sõda USA-ga. Ukraina muutis selle päästerõnga kasutamise palju ohtlikumaks. See on õnnistus USA-le, kes on rõõmus, kui näeb, et Iraan kaotab veelgi rohkem raha. Kuid Iraani jaoks võib Kaspia merel juhtunu ajendada juba niigi meeleheitel riiki tegema midagi hullumeelset. Ründama Ukrainat otse. Nii hullumeelsena, kui see ka ei kõla, on selline rünnak teoreetiliselt võimalik. See ei hõlma vägesid.
Iraan ei hakka saatma sõdureid Venemaale, eriti kui tal on neid sõdureid kodumaal vaja, et kaitsta end võimaliku USA maismaa sissetungi eest. Kuid Iraanil on olemas ballistilised raketid ja vastavalt 26. juuni. Esimme. Paberiartiklile kaalub režiim kättemaksuraketi-rünnakut Ukraina vastu vastusena sellele, mis juhtus Kaspia merel. Väljaanne vahendab Babak Tagavi, Iraani sõjandusajakirjaniku kommentaare. Kuigi Iraani revolutsioonilise kaardiväe korpuse lennundus- ja kosmosevägi ei ole ametlikku avaldust teinud, on see väidetavalt andnud mitmele parlamendiliikmele ja režiimile lähedastele ajakirjanikele teada, et kaalutakse vastuseks ballistilist raketirünnakut strateegilise sihtmärgi pihta Kiievis. Tahavi ütles ajalehele iPaper lisades, et kogu selle mitteametlikuna hoidmine võimaldaks sellise rünnaku puhul osalust usutavalt eitada. Lõppude lõpuks kasutab Venemaa juba Iraani rakette. Iraan väidaks lihtsalt, et rünnaku viis läbi Venemaa, mitte Iraan ise. Režiimil on ka raketid, mis ulatuksid Ukrainani, kuigi selleks peaksid nad läbima tohutuid vahemaid. Arvatakse, et Qada, Sahil ja Imad suudavad lennata umbes 2000 kilomeetri kaugusele, samas kui Karim Khorramshahr olevat võimeline lendama kuni 4000 kilomeetrit. Tulemas on rünnak, mis jääb tõenäoliselt viimaseks korraks, kui Iraan raketti kasutab. Iraanil on 2000 kilomeetri kaugusele ulatuv Karim Khorramshahri versioon, mis kannab 1500 kilogrammist lõhketead. Tõenäoliselt on selle lõhkepea väiksem. 4000 kilomeetri variandil, mis võimaldab pikemat kaugust. Kui Iraan laseb mõne neist rakettidest Ukraina pihta, muutuks 2 sõda üheks. USA, olles sellisest jultunud rünnakust šokeeritud ja juba mures sellepärast, et Iraan üritab arendada tuumarelvi, mida võiks ühte neist rakettidest paigutada, oleks sunnitud tegutsema. Järgnevaks tabaks Iraani veel rohkem rünnakuid ning Ukraina võib lõpuks saada suuremat abi, mida ta soovib oma võitluse jätkamiseks Venemaaga. Iraani nii otsene rünnak Ukraina vastu võiks samuti potentsiaalselt sillutada teed sellele, et Vene väed või varustus liiguksid Iraani, et aidata kaitsta riiki USA vastu. 2 konflikti, mis on alati olnud omavahel mõnevõrra seotud, saaksid osaks samast sõjast. Ülemaailmsest sõjast. Sõda, mis algab 4 riigiga, kuid võib kasvada nii suureks, et haarab endasse kogu Pärsia lahe piirkonna, Euroopa ja paljud teised maailma piirkonnad. Ainus asi, mis võib takistada Iraanil Ukrainale raketirünnakuga vastamast, on võimalus, et sõda USA-ga eskaleerub. Eskalatsioon võib olla just see, mida Ameerika kaalub. Kui Donald Trump kaalub oma võimalusi konflikti lõpetamiseks Pärsia lahes, on maaväe sissetungi idee endiselt laual. Kuidas see välja näeks ja mida see tuleviku jaoks tähendaks? Niile 2 küsimusele vastame oma videos, nii et vaata seda, et rohkem teada saada. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida sõjasaadet, et näha rohkem meie analüüse viimaste arengute kohta Ukrainas ja kuidas need arengud mõjutavad ülejäänud maailma. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!